Tere! On 31. jaanuar ning toome teieni Lügevisiooni erisaate. 24. jaanuaril koondati päevapealt gümnaasiumi õppejuht Anneli Kumar. Otsuse asjaolusid ning kooli tulevikuplaane selgitab direktor Martin Pent. Reedel 24. jaanuaril jõustus struktuurimuudatus koolis, mille tulemusena koondati korraldusjuhi ametikoht ja ametist vabastati selle täitja Anneli Kumar. See oli kahtlemata väga raske otsus, mida teha, eriti arvestades korraldusjuhi pikaaegset pühendunud tööd siin koolis, aga kõiki faktoreid silmas pidades ja eelkõige vaadates tulevikku, see siiski jõustus. Kas te tunnete täna, et seda olukorda oleks saanud lahendada ka kuidagi teisiti? Oleks saanud lahendada teisiti küll, aga ma ei ole sugugi kindel, et halbadest variantidest oleks tingimata võimalik midagi paremat valida välja. Jaan Kaupmees on ajutiselt osa ülesandeid enda kanda saanud. Mis ta sellest arvab ja kuidas olukorda suhtub? Sain reede õhtul 24. jaanuaril siis šoki, kui õhtul 7:30 direktor Martin Pent mulle helistas ja andis teada, et Anneli Kumar on päevapealt koondatud, esmaspäevast teda tööle ei tule ja et ma pean arvestama sellega, et ilmselt ajutiselt laskub siis minule suurem koormus õppejuhi tööd, ehk et siis osa sellest tööst, mis Anneli Kumar tegi, aga tänaseks hetkeks ei ole me ühegi konkreetse tegevusega kokku leppinud, et mida siis mina tegema pean. Kogu seda koormat kindlasti ei võta, mis puudutab siis seda õppejuhi poolt, ma lihtsalt ei jõua, mul on oma tööd nii piisavalt palju, aga direktoriga oli siin jutt sellest, et võib-olla nädal, võib-olla 2 osaliselt, mitte siis kogu õppejuhi tööd, vaid mingisuguses osas ma saan katta. Huvijuht Kristi Saksing on 3 aastat töötanud lähtekoolis poole kohaga. Kollektiiv võttis ta kiiresti omaks ning õpilastega on saavutatud usaldus. Mul on nüüd 6 aega võimalik veel töötada jääjakeskuses või ma pean töötama jääjakeskuses ja siis ilmselt märtsist ma oleksin ikkagi valmis seda siis huvijuhi tööd tegema täiskohaga. Ma ei taha ennast halvasti tunda ega süüdi, et seda on mulle ka öeldud, et Kristi, tee sina lihtsalt oma asju, et sa oled tore inimene, ja nii ma proovingi hoida enda lihtsalt selja sirgu ja teha seda, mis mulle meeldib ja mida ma olen õppinud. Nii lihtne ongi. Anneli Kumar andis oma kommentaari kirja teel. Hea koolipere, mul on väga kahju, et minuga juhtunu on kooli toimimist tugevalt häirinud. Seda kõike oleks saanud ära hoida, kui vajalikud struktuurimuudatused oleks juhtkonna ja minuga eelnevalt läbi arutatud, et koolis võimalikult vähe segadust tekitada. Meil läks paraku kõik teisiti, usute või mitte, aga lähtekooli hea käekäik on olnud alati minu südamesi. Minu ametikoha koondamine päeva pealt keset õppeaastat ja ilma üleandmist võimaldamata näitab, et minust oli vaja väga kiiresti lahti saada. Meenutan, et sügisel kinnitas uus direktor kollektiivile, et ta ei tulnud siia lammutama. Aga mees sõna annab, mees sõna võtab. Kuidas küll sellise juhtimisstiiliga kollektiivis usalduslikku õhkkonda luua? Tänan südamest kolleege, õpilasi, vilistlasi, lapsevanemaid ja endisi töökaaslasi suure toetuse eest. Heade soovidega Anneli Kumar. Lügevisioon on tagasi juba varsti.